elus on palju selliseid tähtsaid hetki, aga ma arvan, et see on üks nüüd elu kõige tähtsamaid hetki, mida on vaja kindlasti salvestada. Ma kujutan ette, et lapse sünd ja kui majalaenu saad tagasi maksta ja mõned hetked on kindlasti veel olulised, aga see hetk peaks olema nüüd see hetk, mis teile peaks jääma elu lõpuni meelde. Sest miks me oleme siia kogunenud? Täna 24. augustil aastal 2024 on teid kõiki kutsutud siia mitte pealt vaatama ühte show'd või tseremooniat, vaid teie olete tunnistajaks, sest täna need kaks, Ergo Adel ja Liis Vaupere, sõlmitakse üheks läbi laulatuse tseremoonia. Ma juba enne küsisin, et kas tahate abielluda. No see küsimus on liiga lihtne. Ja see leping, mille te täna sõlmite, ei sisalda mitte ainult nii lihtsaid küsimusi, vaid see, kui me saame teie käest selle jaatava vastuse, siis ma tahangi täna rääkida natukene lähemalt, mida see jah endas kõike sisaldab. Ja see, mis ongi oluline, on see, et mitte ainult, et me oleme sellises hedonistlikus maailmas, kus õnn on kõige tähtsam ja et tema peab kindlasti mind õnnelikuks tegema, vaid olulisem on ka see, mida me jätame maha oma järgmistele põlvedele. Sest väga oluline on see, kuidas teie lapsed ja lapselapsed vaatavad, kuidas nemad kaks siis koos elasid. Ja kui sellest on selline positiivne näide, kuidas saab ja kuidas võib, siis on ka meie lastel ja lastelastel palju lihtsam oma suhteid luua ja alustada. Ja see on saavutus. Kunagi küsiti ühe autode tootja Fordi käest, Henry Ford, tema oli jõudnud sinna kuldpulmapäevani ja aga oli õnnelik. Ja siis muidugi me küsime alati, et no mis on teie saladus, ja enda käest küsiti ka, et mis on teie saladus. Henry Ford ütles väga lihtsalt, et ma olen ammu selle ära õppinud, et ma olen oma abielus kasutanud sama meetodit nagu autode tootmise puhul, et sa jää ühe mudeli juurde. Ja nüüd Ergo, ma tahan sulle öelda, kui võtta see mudeli jutt nüüd jutuks ja teemaks, siis sina oled nüüd oma mudeli välja vaatanud ja valinud. Ja mudelitega on see asi, et kui sa vaatad seda maailma ja seda mõttemaailma ja kogu seda maailma, kus me elame ja milline mõttemaailm ja mõtteviis on siin elus, siis ma ei tea, võib-olla siin on meie seaski reklaami või mingisuguste asjade müüjad. Ja paned sa tähele, et alati, kui mingi uus mudel välja tuleb, siis reklaamitakse seda uut mudelit ja vana öeldakse lihtsalt vanale, et see toogas meile siia kopikate eest. Aga abielus, siin tseremoonial ma tahan kohe ühe asja selgeks teha, et abielus on täpselt vastupidine mõtteviis. Sa oled oma mudeli välja valinud ja tea seda, et näiteks ka automaailmas, kui me võtame vanad mudelid, uunikumid, siis tegelikult need on need kõige väärtuslikumad ja kõige kallimad. Ja ükski uus mudel kunagi ei saa ligi lähedalegi nende päris uunikumidele. Ja ma ei taha Liis sulle täna nüüd kohe öelda, et sa juba oled uunikum. Aga eesti keeles on üks teine ilus kena sõna ja see on unikaalne. Ja tegelikult te mõlemad enda jaoks peaksite selle selgeks tegema, et te olete üksteist nüüd välja valinud. See on see ainus mudel. Ja mina ka, kes ma olen juba hõbepulmalt pidanud, tean oma kogemusest, et Ergo jällegi, nendel mudelitel ei ole mitte midagi selle vastu. Kui sa põhitähelepanu suurad nüüd nendele ja enamus oma sissetulekust kulutad selle mudeli tuunimisele. Neil pole midagi selle vastu, usu mind. Naine on õnnelik, kõik on õnnelik, pere on õnnelik ja see on üks väike selline nõuanne sulle kaasa siin. Aga on oluline teada ja mõista, mis see abielu siis meie jaoks on. Kas see ongi siis selline lühiajaline kooselu? On see siis mingisugune õnne, soov või mis on selle abielu nagu mõte? Piibliraamatus tuleb välja, et kui inimene mees loodi esimesena, siis looja nägi, et inimesel ei ole hea üksi olla. Tänapäeva sellised uurijad, kes on uurinud, mis on inimesel kõige raskem taluda siin maailmas. Ja leiti, et mitte sõda või haigus või nälg ei ole see kõige hullem, vaid pidi olema kõige hullem see, kui sa tunned üksildustunnet. Üksikkongid pidi olema kõige hullemad paigad, kui keegi taha minna. Ja tegelikult inimene on loodud sotsiaalseks isendiks. Ja looja nägi seda, tõi tema juurde erinevaid olendeid, ükski ei sobinud, kuni me teame, et loodi naine, Eeva.
ja siis Aadam võttis selle Eeva vastu. Ehk siis kristlik selline lähenemine abielul tähendab seda, et teie kaks saate üheks. Igas mõttes. Kuigi tundub, et mehed-naised on erinevad planeetidelt, jätkuvalt ma usun seda, ometigi on võimalik, et nad kaks võivad moodustada ühe terviku. Alati või mõnikord minu käest küsitakse, et kas sa tead, kas need, keda sa paari paned, kas nad jäävad ka kokku? Ma olen öelnud, jah, tean. Kust ma seda tean? Ma tean seda ühe väikese katse tulemusena. Nimelt ma saan iga paariga kokku mingi aeg, kus me saame kokku sellises vabas õhkkonnas, et tutvuda, et täita avaldused, rääkida, planeerida, suhelda ja nii edasi. Ja siis mina vaatan neid ja ma vaatan nende kehakeelt. Kehakeel räägib kõik ära. Täna nad muidugi, me kõik oleme siin natuke pinges ja põnevil ja adrenaliin on üleval. Aga siis, kui on selline vabam vorm, siis ma vaatan neid ja nad ei tea, et ma vaatan. Ja kui ma vaatan, et nad kalduvad natukene üksteise poole või otsivad üksteise kätt või tahavad olla üksteise läheduses, siis ma tean, et nad kasvavad kokku. Mitmed paarid, kes lähevad lahku, ütlevad mulle, aga me kasvasime lahku. Ei kokku kasvamine ega ka lahku kasvamine ei toimu üleöö, vaid see on pikem protsess, mida te mõlemad peaksite mõistma. Kuidas kasvada kokku? Väga lihtsate juhtnööridega saab seda protsessi palju tõhusamaks teha. Üks asi on see, et te peaksite hakkama määrama endale abielu aja. Mis asi see on? Minu naisel on vähemalt 5 aega, mis on iga kuu või kuskil seal paika pandud. Need on küüned, juuksed, ripsmed, kulmud, võib-olla midagi veel. Need on ajad, mis on paika pandud. Vahet ei ole, kas raha on või ei ole. Need on paika pandud. Force majeure, ükski force majeure ei saa ära rikkuda neid aegu. Need on asjad, mis peavad olema alati tehtud. Meestel ma ei tea, kui palju meil neid aegu on, mis on paigas. Õlivahetusse lähme, auto õlivahetusse teeme. Hambaarsti juurde me väga ei lähe vist. Aga abieluaeg on tegelikult ka see, eriti kui teil on väikesed lapsed, tuleb võtta aega, et minna sellisesse kohta, kus te saate segamatult üksteisega suhelda. Ma ei taha pikalt rääkida, aga ma tahan kindlasti rääkida ka ühest teemast veel, et abielu ja õnneliku ja pikaajalise abielu saladus on kindlasti loomulikult armastus. Aga mis asi see armastus siis on? Armastus on see esimene kokkusaamine, me nimetame eesti keeles armumiseks, see on selline keemia, füsioloogiline reaktsioon, mis pika peal hakkab tervisele, kui sa ei muutu, eks. Ma usun, et need tunded on lahedad, need tunded on meil kõigil olnud, me tahame neid tagasi, aga me teame, et armastus ei ole mitte ainult tunne. Palju enam hakkab olema armastus ka sellist tüüpi, et sa hindad oma kaasast, sa võtad teda kui sõpra, sa tahad olla tema lähedal. Eesti keeles on see sõna hingesugulane. Mul on mitu korda Ott Lepland siin kõrval on laulnud hingesugulane ja siis on hea rääkida, et õige armastus sisaldab seda sõprussuhet, seda lugupidamist. Ja armastus tähendab ka otsust. Kui ma täna küsin, et kas sa oled nõus võtma selle inimese endale kaasaks, et sa oled selle kaalunud selge kaine mõistusega, see tähendab ka seda, et sa ei tee seda mitte tunnete najal ainult, vaid see tähendab ka seda, et sa oled selle endale lahti mõelnud ja sa oled valmis ja julged võtta selle vastutuse, et ma olen otsustanud, ma teen selle ja olen selle lubaduse taga, mida ma täna luban oma kaasale. Öeldakse niimoodi, et armastus on pika meelega. Armastus hellitab ja ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople ja ta ei käitu näotult. Ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu ülekohtustega, ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike ja talub kõike. Ja nüüd, kui te olete valmis,
siis ma küsingi selle kõige tähtsama küsimuse. Peigmees Ergo, kas sina tahad võtta oma kõrval seisvat mõõrsat Liisi oma laulatatud naiseks? Teda juhtida, toita, kaitsta, armastada ja austada, olles valmis tema eest ka oma elu andma. Minna temaga koos läbi nii elu rõõmudest kui raskustest, jääda temale ustavaks, olla temale perepeaks ja kohelda teda armastusega. Kui see on sinu kindel nõu ja vaba tahe, siis ütle selle kinnituseks selge sõnaga jah. Jah. Samuti küsin ma sinult, pruut Liis, kas sina tahad võtta oma kõrval seisvat peigmeest Ergot oma laulatatud meheks? Et teda armastada, austada, toetada nii headel kui ka katsumuste aegadel, jääda temale ustavaks, hüljata kõik teised ja ennast temast mitte lahutada. Kui see on sinu kindel nõu ja vaba tahe, siis ütle selle kinnituseks selge sõnaga jah. Jah. Väga hea. Nüüd on minu ees siin ka poiste toodud sõrmused. Nii et Ergo, pane see sõrmus oma Kaili Liisi sõrme. Korda minu järgi selle sõrmusega. Selle sõrmusega. Võtan ma sinu. Võtan ma sinu. Oma seaduslikult laulatatud naiseks. Oma seaduslikult laulatatud naiseks. Et sind hoida ja armastada. Et sind hoida ja armastada. Nüüd ja alati. Nüüd ja alati. Olgu see sõrmus. Olgu see sõrmus. Minu armastuse ja ustavuse sümbol. Minu armastuse ja ustavuse sümbol. Just. Samuti Liis, see sõrmus. Anna see Ergo sõrm. Võid korrata minu järgi selle sõrmusega. Selle sõrmusega. Võtan ma sinu. Võtan ma sinu. Oma seaduslikult laulatatud meheks. Oma seaduslikult laulatatud meheks. Et sind hoida ja armastada. Et sind hoida ja armastada. Nüüd ja alati. Nüüd ja alati. Olgu see sõrmus. Olgu see sõrmus. Minu armastuse ja ustavuse sümbol. Minu armastuse ja ustavuse sümbol. Just. Võtame siit Tuule käest need dokumendid välja. Ja küll siia. Nii. Ja nüüd me võime korraks tõusta kõik. Enne kui ma kuulutan nad meheks ja naiseks, tahan teha ka sellise väga lihtsa vabas vormis ka sellise palve. Ma usun seda, et elus võib olla aegu ja hetki, kus meie sõbrad või arstid või kes iganes ei saa meid aidata, siis on hea, kui keegi seal üleval võib-olla sind aitab. Üks kirjakoht, mis piiblis öeldakse mehele, kui sina armastad oma naist ja kohtad teda kui õrnemat astjat, siis sinu palveid võetakse kuulda. Samamoodi on ka täna siin, kui sa võtad teda ja kohtled teda hästi, siis sinu palveid võetakse kuulda. Aga issand, ma tänan sind kõigepealt selle eest, et me oleme täna võinud jälle olla osaks sellel müsteeriumil, mida me nimetame abielu sakramendiks, kus mees ja naine liidetakse ühte. Ma palun täna, et nad mõlemad mõistaksid sinu armastuse sügavust, laiust ja kõrgust ja sellist armastust, mis kunagi ära ei lõppe. Ma palun, et neil jätkuks kannatlikkust ja hoolivust üksteise suhtes. Et nad oleksid pigem valmis andma kui vastu võtma. Aga sinu sõna ütleb, et kes teisi kastab, saab ise kastetud. Täna ma võin nad sinu kätte usaldada ja paluda, et sa hoiaksid ja kaitseksid neid ja nende perekonda. Hoiaks teemal kõik haigused ja õnnetused ja kingiksid neile palju rõõmu. Palun seda sinu kallipoja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja nüüd sa võid suudelda oma naist. Teeme suure aplausi neile.